Olete te imitatsiooni kõik varem teinud või? No siis on hästi, siis te teate, mis teid ees ootab. Mis on raske, sellest on palju kasu. Et kellel siin on plaan kõvasti sporti edasi teha, siis võite juba ette valmistada ennast, et peate imitatsiooni päris palju tegema. Et kui ma eksi, siis on jah, kolmas aasta järjest olen siin juba noortega koos ja eks siin see ole see Suusaliidu projekt, et kutsuda nii-öelda rohkem noori suusatamise juurde ja siis tänu sellele siin olen ka Jaagu ja Andrusega siin mõned aastad tagasi koos käinud ja üritan nagu lastesse natukene seda lisamotivatsiooni süstida, et suusatamine on lõbus ja lahe. Proovi niimoodi, nagu kükitaksid korra. No, sul tuleb hästi. Käed natuke sirgemalt ette ja teeme kõik selle harjutuse 3 korda läbi. Sa ei pea nii palju hüppama. Rahulikumalt. Nii, väga hea, väga hästi. Käed sul kipuvad nii minema. Proovi kätega ka kohe sirgelt niimoodi. Paned kohe käe kindlalt maha. Jalaga tõukate, püüate käed sirgelt hoida ja siis üles niimoodi välja. Aga võid rahulikumalt, ei pea nagu hirmus kiirust taga ajama. Jookseme väikse ringiga staadionile ja staadionil teeme natuke mõned uisuharjutused ka. Sul tuleb juba oluliselt paremini välja kui enne. Suusatrennis käimine ei tähenda ainult seda, et sa pead ainult metsa vahel suuskadega nühkima, et seal on kõike, jalgpalli, korvpalli, kõike jooksmist, väga edukalt saab väga palju asju ratast sõita ja see on väga mitmekülgne ala, et kui sa kunagi tulevikus ei tahagi võib-olla suusatajaks saada, siis on sul, ütleme, ka teiste spordialade seas niisugune eeldus olemas. Üksteise järel tulete ja siis hüppate niimoodi ette. Jala jätate siia ilusti juurde, et jalga ei too siia taha. Panete jala teise kõrvale niimoodi. Kujutad ette, et sul on suusakepid käes ja hüppad niimoodi. Ühe hüppe pealt lähevad käed üles, ei tule kohe alla käed. Ja, et otse ette ei ole vaja palju hüpata. Niimoodi, sinul tuleb väga hästi välja. Ja, väsitab. Siis on kasu järelikult. Kes on lõpetanud, tulge uuesti. Minu teada on ta ainus selline laager üle Eesti suvisel perioodil, mis siis koondab kõik andekamad noorsportlased ja ka teistel on võimalus siia laagrisse tulla ja õppida juba nende noorte kõrvalt, kes siis on natukene kuskil sarjas esilegi tõusnud. Ma kindlasti arvan, et seda traditsioon peab kindlasti jätkuma, et me siin võrdleme teiste Skandinaavia riikidega, siis selliseid laagreid korraldatakse mitmeid ja tagasiside on alati ühene, et see on kogu aeg positiivne. Hargneme, et sa saaks kõhuli olla ja kõrvalt oleks vaba niimoodi. Et ette ja taha. Nüüd teeme ainult poolikult, ainult ette. Suusatreeningud ongi ju väiksena on hästi mitmekülgsed, et me ei ole üldse ainult erialapõhised, et meil on ratas ja jooks ja ujumine ja kõiki asju proovime, et mängime ja et see on nagu põhiline, et erialaseks ta läheb ikka rohkem juba seal 15-16 aastaselt,
väikestel on kindlasti väga põnev. Ma usun, et kindlasti suurematel selles mõttes ka rasketel treeningutel on nii-öelda värskete ja uute eakaaslastega nagu hästi põnev teha, et kuigi on raske treening, siis on ikka vaja konkurenttiivile näidata, et mina ka jõuan ja vastupidi. Näed, siin on jälle hea, hoiad, super hästi hoiad. See on kõrvitsa tõmbamine. Ja nüüd tahapoole nii palju kui saab. Naeris. Nii, me tõmbame ja nüüd! Teed kohe soolid. Tee vähemalt 2 korda, tõesti. Veel vä? Nii palju, kui sa saad ette. Sa tõesti juba ära mene rohkem. Ei jõua ära. Pakub sellist natuke seltskondlikku võib-olla taustasin natukene ja saavad omavahel rohkem tuttavaks, et kuna tavaliselt nähakse üksteist võib-olla ainult suusarajal või suusavõistlustel, suuremal osal, siis siin on võimalus ka nagu rohkem võib-olla tutvusi sobitada ja siis üksteist siin nii-öelda konkurente kõrvalt kaeda, et mis seisus keegi on ja et jah, võib-olla annab siis innustust ka talviseks hooajaks, et kellest on vaja jälle jagu saada ja paljud vajaks selleks trenni tegema, et jah, ma arvan, et see on selline hea motivatsioon ka, siin annab neile kaasa või sellist. Pall maha, läbi rõnga. No nii, tagasi nüüd jooksuga. Jooksu tagasi. Tule võtta pall ja jooksu tagasi. No see on ikka uus asi minu jaoks, et hoopis teistmoodi. Ma natuke midagi sellist ette kujutasin, aga mitte päris võib-olla. Et ütleme, lastel ei olegi nii väga lihtne seletada asju, et sellised asju, mis endal tunduvad elementaarsed, siis on loomulik, et nemad, kes ei ole kunagi midagi sellist teinud, siis ei saa väga hästi aru. Et näevad natukene, milline see päris suusataja välja näeb nagu meetri kauguselt ja ma usun küll, et see võiks motivatsiooni tõsta. Teatevõistlus on selline siis, et teeme ilma pallita seda. Et see, kes alustab, teeb kõigepealt, jookseb 5 tiiru ümber enda. 2, 3, 5, 2. Et see ongi meie eesmärk, et üks asi on see, et ega me olümpiavõitjad kuskilt konkurssiga ei saa ja teine asi on see, et olgem ausad, et sport õpetab lastele ikkagi neid iseloomujooni, mis aitavad tegelikult ka elus läbi lüüa, et eesmärgile pühenduvus, distsipliin, kõik niisugused olulised asjad, et ma olen ise seda näinud, et see annab kõvasti juurde. Väga hea, proovi nüüd põlvedest natuke alla lasta ennast. Proovi viimane võtta, proovi veel üks võtta. Saabki järgmine proovi. Väga hea, tubli. Väga hea, tubli poiss. 3, 4. Ma arvan, et see ei olegi see, et me siin kindlasti peaks olümpiavõitjaid koolitama, vaid see, et lapsed saavad ju sportliku suunitluse siin ja kindlasti elus nad hiljem on siis ise aktiivsed ja ka koolis julgemad, nii et ma arvan, et see on igati mitmekülgne see, mis nad siit saavad, et see ei ole ainult see, et nad on suusarajal paremad. See on natuke all ennast. Nii, ja nüüd proovis Laalamiga see rada läbida. Väga hea. Uisutame. Nii, ja nüüd ümber selle tagumise saarekese.